siinsamast. Sõida sisse. Sõida sisse. Käi perse. Opa, tere! Hello! We're doing good. No tere, Janar. Esimene küsimus. Miks sa oled rassist? Alustame pauguga. Sõna, mina ei teinud midagi. Juhan Parts mu vasakul käel ütleb, et ma ei tohi vastata sellele. Ja Jüri Ratas mu paremal käel ütleb, et... See ongi siis see koht, on ja? Welcome to the Hood, Ja, see on kogu maagia toimus siin ja ainult siin. Siin avastatigi see gripi vastu ravim, on ja? Just. Tahad praegust anda või? Tahab sulle lihtsalt gifti anda. Mul on teine gift, aga see on veits suurem ja see on pärast. Need kasvab natuke kunstina tõenäoliselt. Ossa raks. Aitäh sulle. God damn, look at this. Nimeks Te Tomsike ja mitte Janar mängunurgas. See nimi oli juba Te Tomsikene. Ma ei hakanud midagi muutma. Okei, ma küll ütlesin enda kohta Janar mängunurgas. Aga kõik mul mingi Minecrafti nimi ja Instas oli igal pool Te Tomsikene. Siis ma olen nagu okei, sure. Aga kus see nimi Tom tuleb? Perekonna nimest Janar Toms. Te Tomsikene. On teine kanal, see on see Te Toms, on ja? Mul kanaleid on nüüd kokku 4 tükki vist. Tomsikene, mängunurk, see on mu see teine kanal, kuhu ma kõik need vanad videod uploadisin. TTV, siis on see ingliskeelne kanal. Toms, jah. Okay. Siin üks kuitsa tahab ka teid kohe tervitada. Tore. Väga valjust, aga ta üldse mitte kujad. Vaba. Papi! No! I'm evil! Nii, see on mu vanema Hood. Vanem, tere. Kõik ened, nagu klassika, igal vanal inimesel on ened olemas. See on sinu koolipilt, on ja? See on ja, oissand, ma isegi taha teada, see on ikka väga varajane pilt. See on mingi esimene, teine, kolmas klass. Sinu konkurents praktiliselt oli Minu konkurents oli mingi paralleelikad. Kellel oli ka mingi 10 subscriberit, aga mul oli 11. Let's go! Mingi My Block Man. Sa tead küll, kes sa oled. See, mis minu teekonda ja seda, mida mina kujutasin ette, mida ma YouTube'is teha tahaks, nagu spetsiifiliselt inspireerisid PewDiePie. Tema on see mingi esimene Happy Wheels'i video oli väga värske. Jookskäst. Nende mingi Shadow of Israel. Tol ajal ei olnud midagi sellist. Nagu isegi nagu maailmapildis. See ei olnud nagu väga kvaliteetne, mis seal YouTube'is toimus. No mingi lambiorsid, aga vaata, nad teevad, miks ei võiks ma kui ka lambiors lihtsalt teha. Sure, ma olen mingi 10 aastat liiga noor selle jaoks, aga noh, ma mäletan seda ajaloolist päeva, kui mul klassimehed avastas lehe, kus saab Frapsi crackida. Ta vaatas mind, ma vaatasin, ma olin nagu, oh my god, me saamegi hakata tegema ju. Windows Movie Maker oli arvutis olemas, net oli arvutis, noh sai YouTube'i accessida ja uploadida, midagigi filmida. Oh my god, kohe sama õhtu ma panin mingi Limbo või mingi Minecrafti käima. Joo YouTube, siin Te Tomsikene. Kasutasid Frapsi peale seda, mida sa kasutasid? Mingit aega läksin Bandicamile üle. See oli siuke, et nagu ma pidin iga nädal selle uuesti ära crackima, muidu see Bandicam bootcamp.com tuli sinna ülesse. Filmis video ära ja siis ma läksin, ma olin, vähesed said midagi tehtud. See on nii pohve, kas see audio peaking või see video on filmitud mingi 640 korda, mingi 480, see on mingi väike udune kass või keset seda ja sa ei lugenud, see lihtsalt pea asi, et sa said teha ja öelda, et vaata, ma teen YouTube'i videoid. Mulle meeldis see vabadus, et essential on, et tee ükskõik, mida sa tahad. Algusest peale ma mõistsin, et nagu ma ikka, no see YouTube'i värk, no see tundub nii nagu minu keel. Ei ole mingit nagu guideline, no selles mõttes, et ei ole nagu mingit, noh, kaided nagu pead niimoodi tegema. Siit trepist ma kunagi kukkusin väiksema alla. Nice. Need on need ikoonilised trepid siis. Step out the stairs. 10 aastat tagasi sa tegid ühe väga kõva video. Flappy Bird. Recreated seda video. Siin saaks perfektselt recreatida, siin saaks recreatida. Ei. Me jätame selle magama. Ei taha öelda, et ma kahetsen, et ma seda üldse remake isin, aga noh, ma ei arvanud, et see nii tuule tiibadesse võtab. Ma mõtlesin, et jää, naljaks video. Ma vaikselt hakkan unustama ja siis keegi suudab mulle kuidagi mõelda, et it's so hard. Noh, see ilmselt tuleb vaikselt tuttav juba. See on minu tuba. See on iga, ma ei tea mitu ruutmeetrit siin on. See on minu domain. Kus üks on? Me saime ka sama auhinda, aga lihtsalt ilma trumfit. Skämmed. Väga rich boy. Siin on aasta arv ka pealkirjas. YouTube'ist ei teeni, siis sa käid tööl, on ja?
kui mõnus see on. ei noh, nagu öeldakse, nälgiv kunstnik ei tee kunagi oma vallas tööd. ma käin tööl, et ma sellega olen nagu väga rahul. Kas sind tuntakse ära tööl või mitte? ei no vahest ei ikka ringi askeldades ikka keegi silmab ära ja siis on nagu mingi. Ühes videos oli sul kirjas MediaCube partnerprogramm. See oli see partnerprogramm, milles ma kunagi osalin. Ma eeldan, see toimub suht sarnaselt nagu omal ajal. Nüüd on see, et sa saad YouTube'i selle AdSense programmiga nagu liituda. Tol ajal oli see, et sa said oma monetizationi nagu sisse lükata, aga sa ei olnud osa mingist partnerprogrammist. Partnerprogramm on see, kes sulle reklaamide pealt maksab. Olid Machinima ja Kurss ja see MediaCube ja Smosh Games. Smoshil oli raudselt endal mingi. Tihtipeale asi oli see, et nad olid hästi predatorid. Machinima oli, see oli neetud koht. Neil oli põhimõtteliselt zero requirement. Su kanal võis olla mingi 10 subscribe'i ja peaasi, et sul mingi 100 vaatamist on, nad juba olid nõus su sisse võtma. Aga tänu sellele, et nad võtsid mingi 80% rahast endale ja andsid sulle 20%. Esimene palgapäev oli mingi 7 senti. Huge. Me olime nagu, me saime YouTube'ilt raha. Seal oli PayPal ja oli 7 senti. Me olime nagu, kuid sa teate, mis tähendab jälkagu on veel 7 senti. Oli mingi jutt, et nagu iga 1000 vaatamise peale $1. Aga ma mäletan, kui mina omal ajal välja arvutasin, no see ei olnud isegi $100 nagu täis. Video sai nagu easily 100 000 vaatamist kätte. Me mingi mängunaga saime Kurssi peale vahet, et see oli kõvasti parem, seal olid juba benefitid, et nagu seda mingi Epidemic Soundsi ja mingi sellised asjad. See MediaCube oli see, kus ma enda kanaliga väga pikalt olin. Aga siis nad kikkisid välja mind, sest ma ei uploadnud midagi vahepeal. Ei, siis ta oli rohkem nagu middleman, kes võttis raha. Ma nüüd olen nagu aru saanud, et sa isegi vist ei pea enam liituma nende kõrvaliste partneritega. Aga just nende nende sponsorship'ide, see on see, kus taskuraha tuli. No ikka pidi nagu joppama, et ma ise kunagi nagu ma ei otsinud nagu kedagi, kes nagu, et keegi ise kirjutas mulle. Sinu üks hea sponsor oli Eesti riik, palju maksis? Eesti riik, nad maksid ikka päris korralikult. Ma arvan, ma sain mingi 1500 selle video tegemise eest. Weeb confirmed. Mingid asjad jäi maha petmata. See on see, mis setup. See on nagu vaba setup. Sõema ka streamib ja game'ib. Jaa, no mis siis streamida, siis ta võtab üle tavaliselt. Kõik eluks vajalik tehnika ja asjad on nagu ümber kolitud. Aga noh, kõiki mingi siukseid asju ma mõtlesin jäägu siia mälestuseks. Oi, kunas sa siit välja tulisid? 2020. Aha, okei. Noh. Oba! Ma autod, sa tulid jala või sa tulid autoga? Ja ma tulin bussiga. Sa tulid siis jala, okei. Roheline inimene, väga hea. No peab võtma seda viimast, vaadata mis meil... Jah, ennem kui nad tõmbavad kõik ära. Vaatad, ma tulen selle õige positsiooni nüüd üles ja mingi siit võtad ja siis ma lähen sinna. Selle mingi laud vahel, siin toimus juba. Sa ütled, et sa paned nagu videoideed kusagil kirja, et mingi tahvlile see ära ennustaks, on ju? Et kas tahvel on praegust tühi või? Et sa pole 3 kuud video teinud? Kunagi sai kõik ühte suurde doksi pandud, see oligi mingi megafail, isegi kui see ei olnud mingi videoidee, kas või mingi pool osa sketšist, kõik läks kirja sinna. Nüüd üle aja, nüüd ta on natuke rohkem laiali, mul on ikka mingid Google Docsid, mul on Telos Noteside sunnik asju, mingi Eesti YouTube videote jaoks on üks fail ja mingi õudusvideote faili asja jaoks on teine fail ja siis ma tean, et mingid naljad, need lähevad mul laiaga Telosse sinna ühte kindlasti võtta notes'e ja siis, aga nad on natuke laiali küll, mul võib-olla sellepärast ei ole 3 kuud tulnud midagi. Nagu scripted või sa improviseerid või see on nagu bullet feed'i? Ma kunagi sain täitsa hakkama ilma skriptita, ma ei tea, kuidas ma seda suutsin. Võib-olla mul nüüd mälu on natuke halvemaks läinud. Kunagi oli see, et ma mõtlesin nagu otsast lõpuni läbi, mille kohta ma mis nalja teen. Õnneks need videod olid suht lühikesed, nii et nagu saigi niimoodi kiiresti. Ma siis panin suht puust ja mul lihtsalt tuli meelde, ja ma tahtsin seda nalja teha. Nad oli nagu scripted, aga nagu ma mingit skripti nagu otseselt maha ei lugenud. Võib-olla väga läbi mõeldud, kuigi nüüd ma küll teen nagu põhiliselt ainult scripted videoid. Need, mis ma Tomsikese kanalile teen, see on rohkem nagu järjekorras, et ma midagi väga spetsiifilist ära ei unustaks, mis pärast editides on nagu, ma tahtsin seda ka mainida. Aga kui see on mingi natuke suurem video, siis ma
panen full on skripti pealt lihtsalt. Eriti kui ma nagu ei rekordi ennast, siis on väga hea, et ma lihtsalt saan maha lugeda ja siis sinna läheb ükskõik mida vaata. Nägu nagu videod oleks kvaliteetsed olnud, aga noh, siin oli kunagi suur batuut ka. I fucking love that batuut. Lõhkusid ära või? No päris nii retsilt ei saanud kasutada, aga kunagi sai arvutis sama palju nolatud, kui batuudil sai nolata. Läks rändama. Lendas minema või? No päris ei lendanud, need saatsime ise kaugele maale. Aga kes vana YouTube oli veits nagu spohhoi on ju? Pigem oli. Midagi sellest, et sa mäletad ka või? Eks ikka mäletan. Sel ajal, kui nagu, noh, ma olin nii tatt, et ma nagu vaevu ei suutnud mõelda, mida nagu üldse luua. Siis see oli ikka väga unhinged, mis seal YouTube'is toimus. See oli siuke nagu post-kassa hiti pre-Airplade'i aeg, nagu kvaliteeti ei olnud. See esimene kanal oli, mis see oli? Mängukoobos tahtsin öelda, aga ei, see oli sait. Mängunurk sai loodud 2013 aastal. Enda kanal, siis sa tegelesid Mängunurgas. Ja siis uuesti Tomsik. Ja siis sa muutsid selle vana kanali nime ümber Tomsikeseks. Jah, ma arvan, see vist oli algselt Tomsike ja siis te Tomsikene. Aga see võis olla isegi te Tomsikene sel ajal, kui ma Mängunurka läksin. Aga ma lihtsalt tulin tagasi, tegin vibe'i sellele kõik, mis seal oli. Siis ma sel ajal, kui me Mängunurka tegime, ma tegin üldse Minecrafti animatsioone sellel main kanalil. Mingid üksikud, mingid ingliskeelsed, mingid Minecrafti ja GTA videod. Siis kui ma nagu nii-öelda Eesti YouTube'iga alustasin, vaipisin kõik ära ja see kanal, tšauvitid, ma lihtsalt ei viitsid uut kanalit teha. Ma olin nagu, mul on kanal olemas, mul ei ole vaja iga kord uut kanalit teha, lihtsalt proovime uuesti. Kui sa Mängunurgast nagu läksid ära, siis mingi aasta pärast oli kanal praktiliselt teed. Seda oli karta, et omal ajal sai Kauri ja Siimuga ikka kütetud. Praegu isegi minu jaoks on see confusing. Ma sealt tulin ära ja siis läksin sinna ja siis sealt tegin ära. Siis me Mängunurgal pidime ka comeback'i kunagi tegema. Sest oligi see, et mina olin nagu, et ma ei viitsi praegu YouTube'i teha. 2 kuud hiljem oli nagu, ei, ma tahan räigelt YouTube'i teha. Ma ei saa mitte YouTube'i teha. Mul on vaja midagi teha. Ja siis ma olin nagu, teeme Skyrimi playthrough, fuck it. Ma läksin Mängunurgal tagasi. Ja siis ma hakkasin esimest korda eksperimenteerima, et mis siis, kui ma ei teegi ainult mänguvideoid, vaid kui ma kaamera ees, ma ei tea, jumal teab, mida räägin. Tol hetkel see oli siuke täiesti shot in the dark. Aga kohe, kui mingi esimesed mõned videod sai tehtud, siis ma nagu okei, kuule siit seegi või oota midagi tulla. Kõige esimene läks mul vist üles 2012. See läks selle samale kanalile, mis praegu te Tomsikene on. Ma jäin mõtlema, et sul on mingi video, mis on mingi 540 midagi päeva hiljem, on ju. Kus sa ütlesid, et said 40 000 subscriberid 546 päevaga, aga sellest päevast on möödas 1717 päeva. What gives? Miks sa said 550 päevaga 40 000, aga sul läheb 3 korda rohkem aega, et saada 3 korda vähem? Sul on nagu ma üle kuulamisel praegu. Mulle tundub, inimesed said otsa. See oli tegelikult väga viimasel hetkel tegelikult uploadid. See oligi täpselt selle transitioni ajal, kus ma mõistsin, ma ei viitsi nagu iganädalaselt videoid enam teha. On tõesti nii palju, mis sa ütlesid, 1700, 1100, on tõesti nii palju päevi möödas. Jah, 1717 päeva. Yes. Oli selle sama mingi suve lõpus. Ma tegin video ära, mul nagu videoidee tuli, ma nagu filmisin ära ja siis ma monteerides ma olin nagu mingi, et tere, see on paski. Ma tean, et ma saan selle uploadi ja kõik on nagu jaa, aga mina vaatan nagu, ma mõtlen nagu nii mõtet. Ja siis ma mõistsin, et nagu, et okei, võib-olla nagu erinevus ongi see, et nagu on need, kes postitavad ja on need, kes loovad. Kuidas ma ennast nagu ise kategoriseeriks, mida aega edasi, seda vähem ma viitsin nagu postitada ja seda rohkem ma nagu lihtsalt ma tahakski nagu lihtsalt midagi natuke rohkem nagu mõttega, natuke nagu läbi mõeldud. Mis ei ole nii selge, et nagu, et üks päev tuleb idee, järgmine päev filmime ja kolmas päev monteerime ja boom, YouTube'i, ship it, järgmine uus idee, shoo. Ja nagu see kõnne, see paneb seinad ümber sellele, et mis sa nagu oma fantaasiaga teha saad või nagu sa ei jõua nagu täpselt nagu kõike nagu läbi mõeldud, mida sa öelda tahad. Kui sa selle video nagu valmis teid ilma, et see nagu oleks nagu kõige parem versioon sellest, mis see on. Nüüd sa tegid ära juba, nüüd on hilja juba, vaata. Nüüd see video ongi selline. Mentaalselt olen asjale nagu väga teistmoodi lähenema hakkama. Ma ei ole kunagi nagu mõelnud, et ma nüüd jätan YouTube'i maha. Ma inimesel, mulle nii meeldib nagu millegi kasval nagu nokitseda ja teha midagi. Lihtsalt see, kuidas ma ennast väljendada tahan, on nagu formaadiliselt muutunud aastat. Jah, täitsa 2012 sai see, ma tegin mingi Robloxi, Minecrafti videoid seal. 13 sai see Mängunurk loodud, mis oli isegi see oli tegelikult Siim ja Kaur tegid kanali. Paar kuud hiljem Siim uuris, et
et tahad teeme Minecrafti. See oligi Primal ja Minecrafti kanalilt alguses. Kas sul oli selles vanas YouTube mingisugused kontaktid? Ma ütlen suuresti, kui see Hypertown toimus Gaming Convention seal Saku Suurhallis oli peaaegu täitsa cool asi. Seal oli see, et meid kutsuti lihtsalt nii palju erinevat rahvast kohale. Kõik olid need mänguväljad, kõik sariod, kõik istod, kõik oma remid, kõik olid kohal. Läbi selle ma sain hästi mingi Team Craftersi Joosepiga näiteks. Temaga ma sain seal tuttavaks. Ja siis ta veel kutsus kunagi oma podcasti, kus ma kohtusin Jürgeniga ja siis pärast Jürgeniga sai Isamaad tehtud. Ma ei tea, Eesti YouTube'is on rohkem, ma ei tea, kui see kollääbide värki toimub meil nagu nii suuresti. Kes ikka mingi koos mingi video teevad. Pigem tundub olevat, et nagu igaüks natuke oma rada. Omas nurgas kõik teevad. Et me Isamaa SMP tegime, see oli suuresti see, et seal ma tutvusin inimestega. Ma olin teadlik, et nad on tegutsenud ja on siuksed vaarisad Eesti maastikul, aga nagu otseselt kokku ei ole puutunud kuni selleni. Nii-öelda kinneles hästi palju sparke. Ja nüüd on Chris Boys ka, mõtleks suure, ta tuli nagu Eesti YouTube'i maastikule selle mõttega, et võtame maksimumi sellest rahvast, kes meil siin on, et nagu ongi see hästi collaboratori. Just millalgi filmisime Chrisi ja Oliveri ja Ralfiga Chain Together, et Chris oli, kus on, mis toimub? Ma vaatasin nagu Chrisi story't ja tal on nagu mingi 6 story't mingi päevas Näita oma hood, miks sa nii tough oled? Selle sai tegu või tegu lõpp filmitud. See tundub valus. See mul oli näppul valu. Kus ma Leole tekopini panin. Seda oli valusam teha, kui tal seda ressiivida. Lähme pohviksid, lähme teeme lihtsalt suure ringi, vaatame, mis siin on. 4. oktoobril 2021 miinus 600 990 000 view'i. Mis see on? Tead, see social plate on kuidagi ammustab mind. Ma arvan, ma private'isin mingi hunniku videoid. Ma arvan, ma läksin otsisin, kus ma olin enne seda öelnud. Ma olin, sina oled private'ile. See on nagu läheb niimoodi, ja siis läheb niimoodi. Iga mõne aja tagant sai jälle vaadatud üle, nii okei. Väga head sai tehtud, aga siin peab olema mingi mädamuna. Kuigi mul tegelikult neid on ise ka maha võetud, YouTube oli ise ka neid. Ma olin ära unustanud, ma olin eestlaste kolmnurgast nagu video teinud, mille mina ei võtnud ise maha. See jõudis mingi 150 000 vaatamist saada enne, kui see maha võeti. Kui see thumbnail oli olemas ja väga ma ei saanud klikata video. See copyright. Keegi flagis selle video. See Jaanus, keda me ei nimeta, ma arvan, see oli tema kätte. Need, mis sa nagu maha võtsid, lihtsalt kahetsesid võtsid maha või? Vanasti ma ikka nagu vaatasin uuesti nagu oma videoid. Mõtlesin, mida ma pole nii nagu ise nagu väga ammu sattunud vaatama. Mingi hetk ma mõtlesin, et äkki fuck it, nagu paneme kõik jälle avalikuks, aga siis ma natuke ikka vaatasin ja siis ma olin, tead, las jääda praegu, las jääda. On jälle midagi memeda jälle kunagi, kui on jälle saab clickbait video teha, et vanad video, what? Ta ütles, mida? Ma võin lisaks siia öelda, ma olin ära unustanud, ma olin mängunurgal teinud kõvasti rohkem neid webcam videoid. Need, mis praegu üleval on, need sai kunagi see mingi see lapsepõlve mängumaa, kõige esimene osa sai seal tehtud ja ma vaatasin neid ka nagu seal sellest dashboardist, nagu just mängunurga kanalist. See on see üks kanal, mis ta ei ole mul niisama seal nagu sisse logitud. Selle parooli ma pean kuskilt Kauri käes, kui chatis mingi 2012 aastat üles leidma. Aga ma sain midagi sisse ja siis ma vaatasin seal neid vanu videoid. Ma olin nagu mis asja, ma olin nagu täiesti ära unustanud, et seal on ka mingid Q&A-d ja mingid kommentaarid ja lõpuga peab neid ka vaatama. Kuhu sa neid viisid? Ma arvan, et me siit ei saa. Me lähme sealt ja siis tuleme teiselt poolt tagasi. Okay. See on see heterokroomi on ju. See on sünnist saadik. See on mul minu teada sünnist saadik. Keegi minge vaadake, kas enne seda Essart lima videot oli ikka erinevat värvi. Peale seda, kui ma seda Bleach'i silma panin, see võib-olla natuke hullemaks asi lõi. Me teeme lima. Mu silmad kipituvad. Mu silmad! Damn, boy! Ei, ta on sünnist saadik. Ma eeldan, ta on samamoodi nagu elamus beebidel. Beebid sünnivad, mõlemad silmad hallid. Ja siis mingi aastaga võtavad värvi. Sa ei ole märganud kunagi. Lapsed ei sünni kunagi silma värviga. Või no võib-olla kunagi. Kujutad ette, ma ei käi vaatamas väikseid lapsi. Ma beebid näen. Ma nagu mis värvid. Ma eeldan, ma sündisin ka kinnis mingi esimese mõne eluaasta. Kuigi need värvid natuke muutunud. Mulle see sinine värv oli kõvasti sinise. Ma nüüd ei tea, kumb see õige pool on. See võtsid pruunile. Sinine värv oli kunagi sinised, nüüd on hallikam. Ja see pruun oli kunagi rohekam, nüüd ta on pruunikam. Ma ei tea, sest ma tean Christiani. Sa ei tea Christiani, on jah? Kuule, kahjuks tean küll. Tal oli see, ta mingi väitis, et tal on mingi penka ja siis sellest sai. Siis käisid õppimas Inglismaale? Ei käinud.
see oli täpselt peale gümnaasiumi. Ma ei tea, mul oli kuidagi nii kõrini siin Eestis olemas. Ma lõpetasin täpselt niimoodi, et karantiin algas. Ma põrutasin Inglismaale, kus see koroonavärk oli veel hullem, aga ma olen Sheffieldis, see oli väga kena linn. Ma oleks räigelt tagasi. Me mõtleme, et meil on siin väiksed kenad tänavakesed. No seal on see, et aga nagu ma ei tea, korda 10 peaaegu. Ferrari, what the fuck? What? Ma vaatasin neid töökuulutusi, mitte midagi ma ei saanud aru. Mingi araabia keeles oli või? No päris ei olnud ikka. Lähedal. Inglise keeles oli, aga nägi välja nagu araabia keel. Oota, siis inglise keele oskus sul on nagu koolis või? See tuli ikka pigem nagu igalt poolt mujalt. Kooli läksin 2008. Okei, Jesus. Võitsid 2001 sündinud või? 2000. Kas sul on kerge arvutada, kui vana sa oled? Kerge arvutada, kuni mul tuleb meelde, et mu sünnipäev on nagu täiesti aasta lõpus. See teeb nagu nii keeruline. Oota, vist üks maha. UOS-i oled plaaninud mängida? Mis asja? UOS. Mis asi see on? See on Eesti mäng. Eesti riigi poolt tehtud mäng. Kas seda saab mängida või? See aasta lõpus lähevad serverid kinni, et see on viimane hetk, kui sa saad. Ma olen legende kuulnud, ma ei ole kunagi ise nokkima, ma ei ole isegi nagu mõelnud nokkida. Mul sellest Akseli videost oli piisav, ma vaatasin selle ära, ma ei tea. Me oleme jõudnud Tomsikese koju. Siin on see, kus tänapäeva maagia toimub. See on rutu. Keda sa ära matsid, miks ta müts veel alles siin on? Valdise. Valdise matsime kõik koos maha. See on nüüd minu setup. Mul on MSI läpaka, sellel on GTX 1660 M, TI i7, 18 gigabaiti RAM-i. Siis selle peal nagu monteerid ja... Kuule, see ja ta on tegelikult nagu selle kohta, et ta on nagu mänguläpa, et ta on tegelikult suht tublisti hakkama saanud. See on mingi 3. läpakas, teine MSI läpakas. Ma Inglismaale minnes, ma mõtlesin, mul ei ole mõttekas seda lauaarvutit veel osta. Ta on suht kragisema hakanud viimasel ajal, aga tublisti hakkama saab. Sa olid ju lauaarvuti mingi see firma. Kuule, ja mulle Acer saatis ja nad saatsid ainult proovimiseks. Ma mängisin Minecrafti mingi 10 000 FPS-iga. Selle arvutiga oleks saanud kuulga ära käia. See oli, et sellist asja oleks tõesti vaja endale. Ja siis see oli sul käes mingi 6 aega või? Ma ei tea, aga oota, ega ta tegelikult kaua minu käes ei olnud. See oli mingi nädal-2 saatsid ja siis tulid järgi juba. Salfakaid ma ei näe. Standalone mikker. Siin on kõik... Näita parooli. Okay. Canon EOS. Stock objektiiv. See on see sama kaamera, millega ma kõiki neid videoid suht nagu algusest peale olen filminud. Lapsed köögis õpid cookingut. Jah, see on... Siin oli mingi pelmeeni pitsa. Õpetatakse, kuidas kassi valmistada. See on mul sõbrale sünnipäevakink. Sest ta on autist. Ta vajab selliseid raamatuid. Tutame. Oba! Oda. Siin on kõik... Tsirkused kosmoses. Hugo mänguvood, seda ma tean. Suurem Oh my god. Laude jalgpall. Coco Commando. Certified Hood Classicud. Lolamiseks at some point. Blenderit kasutada. Mul pole aimugi, miks see lahti tuli. Siin on 4D. Ei kasuta tegelikult kusjuures, aga igaks juhuks on olemas. Siin on Da Vinci, siin on suured projektid. Tunn on lahti, nagu kord ja kohus. Spotify. Mis sul need meediaallikad on? See, mis YouTube'is üleval on, see mingid meemid ja mingi siuksed asjad, see tuleb kõik YouTube'ist, aga... Taustamuusika on Epidemic. See on kõik tuleb Epidemicust. Sama. Ma ei oskaks midagi teha, kui mul Epidemicut ei oleks. See, mida Epidemicus ei ole, see läheb. YouTube download 4K free online converter. Eeldan, et sa Bandicami veel ei kasuta. Enam ei kasuta. Mis praegu sul on? Ma OBS-iga kütan. Standard. See on kõige lollikindlam. Ja monteerimiseks kasutad? Ma nüüdseks kasutan Da Vinci't. Omal ajal ma kasutasin mingi, ma arvan, 8 aastat jutti. Vegas Pro oli 12, 13, 14. Ma nii vihkasin Vegas. Ma pole kunagi vist ühtegi nagu monteerimisprogrammi nii kaua nagu jutti kasutanud. Ta oli parem kui mingi Movie Maker. Ta oli nagu päris programm. Ta küll läägas ja ta ei töötanud. Aga mängul ka esimesed videod olid tegelikult Movie Makeriga tehtud. Aga ma lihtsalt haidisin väga hästi ära selle, et see oli Movie Makeriga tehtud. See on köök. Siin on pelmeenid. Njam. Shit. Me võime sitamaja ka näidata, kui rahvas nõuab. Sitamaja on ka siin. See on suurem kui sinu tuba, jah? Ei, no põhimõtteliselt. Eks ma põhiliselt elangi siin. Sa iga aasta teed aasta parimad filmid.
et kas sa nagu planeerid üle minna täisfilmi nagu reviewerile või? ma arvan, see on hea küsimus tegelikult. Sedagi tahan kindlasti teha, et see iga aasta lõpus, sest see on nagu nii hea lihtne viis, kuidas ma saan nagu väga paljudest erinevatest filmidest nagu korraga rääkida. Ma filmi reviewerile kindlasti tahan, ma tahan nagu jätta selle eestikeelse kanali, et sinna saaks ka nagu upload ida nagu ükskõik mida. ka ida nendest eeldustest ja ootustest versus reaalsustest nagu eemale saada. Et see, et ma kütsin nagu seal kanalil väga sarnaseid videoid. Peale seda oli väga raske nagu midagi muud teha, sest inimesed nagu ootasid, et see on kohe midagi teistmoodi. Aga nüüd mul tunne, et ma olen nii kaua nagu mitte seda teinud, mis ma vanasti tegin, et inimesed on käinud nagu ära harjunud, et noh, mingid uued asjad. Ma arvan, et see saab rohkem olema niimoodi, et kui mul tuleb mingi väga spetsiifiline nagu mingi filmiseeria Eesti kanalile tahaks rääkida, siis see on see, kuidas ma seda filmimaailma exploorin seal kanalil. No nagu näiteks aga ei oska öelda, millal see video välja tuleb. Aga ma tahan nii väga selle video ära kunagi teha. Sul oli tier listis ja karakterid on ju? Ahaa. Järjest on need filmid. Paneme 5 on 5. 4, siis on I guess 4. Paneme 2, paneme 3. Ja siis esimene on 2 ja siis 3 on number 1.